Tundmatu maa, tundmatu nimega pärimuslugu. Ja siis meloodia. Alustage 4. sõrmega. Selle korduva noodi peal võib mängida 1 sõrmega, võib mängida 2 erineva sõrmega või isegi rohkemaga, kui on soovi. Siis läks edasi nii. Nii, see oli A osa. Ja vasakus käes on siis selline saade. Et G-tuur on siis akordiks ja nüüd sellest G-tuurist valime siin üleval G ja B ja all siis vaheldame seda G ja D bassi. Ja see hüpe siis tuleb siin ühe koha peale nüüd. Sest et siin saame ilusti selle niimoodi mängida. Saab ka alla mängida, siis oleks see hüppe palju suurem. Palju suurem oht on nagu mööda minna. Nüüd B osas on seal C-tuur ja D-tuur samuti. Võib mängida siis lihtsamal kujul sellise moel. Ja kui nüüd rääkida kõige lihtsamast variandist, siin on veel selline. Et see on nii-öelda see lasteaiakasvataja bassikäik ja B osas. Ja kõige raskem variant meistriklubi on siis selline, kus vasakus käes on oktav pluss siis akord. Kogu aeg oktav bass ja siis akord, kvartsist akord pöördes. C-tuuris sama. Ja see on nagu ragtime. Ja ma hetkel mängisin selle kogu aeg korduva põhitooniga, bassiga. Aga saab ka muidugi mängida kvinti. See on juba jälle vähe keerulisem. Ja viimane asi veel B osa jäi läbi vaatamata nüüd veel. B osas läheb nii. 1, 2, 3. On selline. Need keerutused siin võivad vahepeal natukene segamini minna, et kuidas nad on, aga umbes nii.